No nii, tere tulemast. Ma võtan täna selle saatejuhi rolli ise üle, sest Kristo on meil täna külaline. Aga tšau ja tere tulemast siis kuulama Kütusepeatuse 7. episoodi. 7. episood. Täna on meil külas siis Kristo Weber. Tervist. Kes vahepeal oli ka saatejuht. Jah, täna need lauad on teistpidi, et täna olen mina külalise rollis. No loodame, et Kristo on meil edasi ka saatejuht. Täna ta on lihtsalt külalise rollis. Aga rohkem külaliseks ei kutsu. No vaatame. Kui ta millegi ägedaga hakkama saab, siis äkki kutsume. Okei, seda on hea teada, siis ma panen endal sinna listi, et mis on need asjad, mis ma pean ära tegema selleks, et veel korra külaliseks tulla nagu. Aga tee see tavapärane intro ka siis, mis su nimi on, suhteseis, kus sa pärit oled, vanus ja töökoht. On tavapärane või? Ma küll ei tea, et üheski episoodis oleks nii olnud, aga jah, tere siis minu poolt ka kõigile, kes ei tea siis, kes ma olen, siis mina olen Kristo, olen Cars & Coffee asutaja ja peakorraldaja, suhteseis on segane, töökoht on veel segasem ja ma ei tea, mis sa veel tahtsid? Vanust. Vanus. See on ka segane. Eile sain teada, et ma olen 27. Arvasin, et olen 26, aga tegelikult ma sain vahepeal aasta vanemaks. Kas see tegi sind õnnelikumaks või kurvemaks? Pigem kurvemaks, ei teinud nagu õnnelikumaks. Ma mõtlesin, et mul on veel nagu 4 aastat 30-ni, aga tuli välja, et on ainult 3 jäänud, nii et sellest suhtes ei olnud midagi positiivset. Jäta 1 aasta vahele. Aga see on ka variant, see on ka variant. No aga räägime autodest siis. Kuidas sa üldse... Räägi natuke üldse oma ajaloost, mis sul esimesed autod olid ja mis sind viis üldse selle Cars & Coffee'ni? Mu üks kõige eredamaid vist autos, et kui ma leian pildi, siis me saame selle pildi panna siia video peale, oli selline Montanaga värvitud hele sinine Volkswagen Vento, kui ma ei eksi, 97 aasta äkki. Mitte see päris kandiline, juba gramm nagu voolujoonelisem. Mingi BBS oli seal all. Ei olnud just kõige nagu visuaalselt ilusam auto, aga sellega ma päris mitu head aastat tegelesin selle autoga. Lube mul siis veel ei olnud. Täisealine ma ka siis veel ei olnud, aga see oli mu see nagu esimene auto, millest pidi saama see auto, millega ma hakkan sõitma, kui ma load kätte saan. Siis see lubade tegemine venis natukene, siis ma jõudsin selle auto vahepeal MX-isse ära viia, sest see ikkagi suri kätte ära. Ei tea, kas Montana värv seal peale andis nagu seda kaaluga juurde MX-i jaoks või? Ma arvan küll, jah, seda seal ikka oli, seda oli ikka vihaga sinna pandud. Ja see mingi vana hea trikk, et enne MX-isse viimist aiavoolikuga istmed märjaks ja paak vett täis, et läks niikuinii treili. Ma olen kuulnud, et parem on kui paak liiva täis ja moto ka. Jah, no aga kellel seda aega on ja viitsimist, et seda liiva hakata toppima sinna väiksest sellest mulgust sisse, lihtsam oli aiavoolik paaki. Aga kas sa oled, kui sa tead, kas on, minu arust MX-il ka mingi aeg nagu muutusid need asjad? Kas nüüd peab nagu auto nagu rohkem tükkideks võtma või? Ma ütlen ausalt, mina pole mitte kunagi elus viinud MX-isse ühtegi autot, aga ma ei tea, kas see on true fact või ma kunagi kuulsin, et sa saad MX-is rohkem raha, kui sa lööd ise klaasid ennem sisse autole. Aga see on võib-olla mingi külalegend. Ei tea, võt ma ei teagi, mis seal MX-is praegu see seis on, aga mina olen viinud 3 autot MX-isse. Enda omasi või Enda omasid ikka. Oligi see Vento läks MX-isse, siis mu 1 3 Golf 4, mis mul oli, läks MX-isse, sest sellel lihtsalt sõitsin mööda Haapsalu maanteed ja keerasin, või Haruteele keerasin just ja hakkasin sealt ühe väikse külavahe tee peale keerama, siis käis köt ja oli kõik ja mootor enam ringi ei käinud ja klapid jooksid pähe. Kus sa need autos joossid siis? Need olid mingi 3 autot MX-i. No igatahes mitte Veegost. Ei, Veegost ma ei ostnud, see, et polnud Veegost aisugi veel. Eks need olid siuksed mingid paarisaja eurosed autod, mille sõitsidki ribadeks ja võtsid järgmisena. Et ta oli siuke ikkagi nagu ribadeks tarbimise autod olid, aga jah, ma ei tea, see nagu autopisik on mul ammu olnud, nii kaua kui mina mäletan. Autod mulle meeldinud on. Siis... Aga kas sul oli ka, et see tuli kuskilt nagu Too Fast, Too Furious või mingi siuke asi või? See oli ka teema, ja, no Fast and Furious oli see, et esimene film oli ju mega teema, see, et kui mina noor olin, aga ma arvan, et sealt
tekkis mu see esimene visioon sellest, millised need tuunitud autod välja näevad. Tollel hetkel oli tänaval ka neid nii-öelda meie mõistes lätikaid oli päris palju. Mu supermälu ütleb seda, et kunagi käis meile su onu või, Anti on su onu või? Mu ristiisa. Ristiisa, same. Aga kunagi käis Anti meil podcastis ja minust siis sa mainisid, et mingil määral Anti ka mõjutas kindlasti sinu autode. Ja väga palju ongi mõjutanud, ma arvan, Anti seda puhtalt juba sellepärast, et kui mina olin väike, siis ta sõitis rahvarallit. Neil oli kõigepealt nad sõitsid Golf 2-ga, kui ma nüüd ei eksi, valge Golf 2-ga ja siis nad sõitsid Nissan Suniga. Musta värvi selle, nad sõitsid kõveraks lõpuks kuskil Rapla rahvarallil, läks pikaks ja said puu ja jumala banaaniks selle pilli. Aga temast on hästi palju mõjutatud see, sest mina sain nagu käia kaasas nendel rallidel. Tema vend, kes on Kapa Motorsi looja ja väga-väga hinnatud automaaler, ehitas autosid juba ka noorena. Mina olin kogu aeg kättpidi küljes ja küsisin mingeid lolle küsimusi ja tahtsin ka hullult kaasa aidata ja tihtipeale oli see, et mulle anti see mingi kõige rõvedam töö, millega mitte keegi teine tegeleda ei tahtnud, sest neil oli ka siuke mingi oma kommuun, kus sõbrad tulid kokku, kõik mingi nokitsesid autokallal ja ma mäletan ühte Escorti 3. generatsioon, hõbedast värvi, full rotikaks tehti, tibukollased laiad plekid, tibukollased peeglid, auto ise oli hõbedast värvi, katus ja kapott lasti full rooste ja esitiivad ka. No see on see vana aja rätstahil. Ja see oli täis rotikas ja mina sain lihvida kapotti, ma olin nii uhke endale. Seal pidi alati seda ka tegema, et sa esimese numbrimärgi vaid ühe mutriga või kruviga kinnist, oli nagu veits läppas. Ja, aga sellel hetkel nagu, ma arvan, see oli see hetk, kus ma nagu hakkasin üha rohkem nende nagu autodega tegelema ja kogu aeg see nagu kuidagi nagu elus käis läbi, küll ma olin nagu käisingi garaažis nagu aitamas tegemas või siis istusin lihtsalt kõrval, vaatasin, kuidas tehakse, käisime rallidel kaasas, siis viis mind tee sealt edasi juba otsapidi täpselt samamoodi läbi oma Ristisa Rally Estonia korraldusmeeskonda. Ma olin, kui ma nüüd ei eksi, siis äkki 5 aastat korraldusmeeskonnas puhtalt põllul musta tööd tegemas tegelikult. Ma just tahtsingi küsida, et ära kohe üle õppa sellest, kuidas sa nagu, mis see esimene asi seal oli, kas olid reaalselt see vilemees seal? Ei, olen küll, ma olen käinud, siis ei olnud veel Rally Estonia, see oli viimast aastat Mad Krok ja mul vanaisa oli sellel hetkel nagu turvamees ja nad said iga suvi käia rallidel kaasas nagu turvatööd tegemas ja siis mind võeti ka kaasa, magasime Otepää gümnaasiumi võimla põrandal kõik mattide peal. Meil on need kõige paremad ööbimised üldse. Kunagi magama ei jääda, sest keegi kuskil nurgas tahab veel midagi küsida. Ja siis oli see, et siis sul mingi pool saali norskab ja ülejäänud lihtsalt mölisevad mingi hommikuni ja siis mingid noored paid pidu kuskil teises saali nurgas ja ühesõnaga magada väga palju ei saanud. Siis ma käisin turvadega kaasas, sain vilistada. Ka nagu mingi mõned korrad jumal uhke tunne oli. Ma arvan, ma võisin olla mingi 15 äkki, 14, midagi sükast. Ja sealt siis tuligi Rally Estonia. Rally Estonias oli niimoodi, et esimene aasta ma olin põllu peal, me panime bännereid. Panimegi katsetele bännerid ülesse, katse sai läbi, korjasime kokku ja niimoodi lasime kõik katsed, pikad päevad, vara ülesse, öösel hilja hotelli, kogu aeg ramp väsinud, aga ülilahe oli. Kas said raha ka või hüveks oli see, et said rallil olla? Ei, me tegime kõik seda vabatahtlikult ja me tegime seda vabatahtlikult 5 aastat. Ja seal oligi see, et mis nagu see motiveeriv oli need inimesed, kes su ümber olid, lahe kogemus ja meil oli ju ööbimine oli kinni makstud, toitlustus oli kinni makstud, peale Rally Estoniat oli meil tänuõhtu, kus oligi suur mingi õhtusöök ja see nagu, see korvas seda ja noore inimesena sa ei mõtle kogu aeg selle peale, et tahaks ainult raha vaata nagu siuksest kohast. Ja sealt see nagu järjest kasvas, viimased 3 aastat olin ma Tartu linnakatse peal, ehk siis meie nagu kogu see meeskond, kes seal oli, sõbrad tuttavad koos, meie siis esimest korda tegime Tartu linnakatset niimoodi, et meil olid joonised ees ja tegelikult me ei teadnud, kuidas see asi välja hakkab nägema.
ja lihtsalt siuke katse-eksitusmeetodiga tegime ära ja siis me 3 aastat seda tegime. Siis tuli elu nii palju vahele, et siis ma astusin sealt tagasi, aga sealt nagu ma nägin esimest korda nagu nii-öelda kardina tagant, kuidas nagu sellises mastaabis üritusi tehakse. Esimese ERC, kui oli Euroopa Rally Championshipi etapp, siis sellel olin ka veel Rally Estonia korraldustiimis, nii et see oli ka päris uhke tunne. Kindlasti sealt said omale esimesed kogemused ja ürituse korraldamise pisiku või? Jaa, ma arvan küll, et sealt see nagu pisik veits tuli ja no mul on mingi kogu aeg meeldinud organiseerida ja teha mingeid asju ja siis kuidagi loogilist rada pidi see üks hetk endale nagu kasuks tuli ja nii palju kui ma tean ja nagu oskasin sellel hetkel, kui ma alustasin päriselt oma selle Cars & Coffee'ga, siis väga palju seda know-how'd tegelikult ikkagi oli sealt Rally Estonialt ja see, et näha, kuidas sellist suurt nagu õlitatud masinat juhitakse ja mingi hetk oli see, kus ma aeg-ajalt põrgatasin mingite inimestega, kes Rally Estonias olid kuskil nagu otsustajate rollis. Põrgatasin väga palju mingeid ideid oma ristis, aga tema parima sõbraga, kes praegu on 1-2 eestlasest, kes töötab VRC heaks. Ja nagu see võrgustik hakkas tekkima tegelikult sealt kohast juba. Et noh, Eestis ikkagi sa läbi tutvust saavutad väga-väga palju. Ja sealt need esimesed tutvused hakkasid tekkima tegelikult nagu Rally Estonialt. No väga hea. Pikk sissejuhatus. Sissejuhatus, jah. Aga kus see, lähme hüppame siis natuke edasi või? Lähme siis kohe Cars & Coffee juurde. Lähme. Kus see nimi tuli ja kas sa kohe olid, kõigepealt olite Tartus või olite Tallinnas kohe? Ei, me olime Tartus. Mul on kuskil isegi mingid vanad pildid vanadest logodest. See praegune logo pole kaugeltki see, mis alguses oli, see oli mingi enam-vähem paintis joonistatud logo, mis meil oli Cars & Coffee Tartu. Aga kus see nimi tuli... Aga mul on parem küsimus, miks Tartu? Sa oled Tallinna poiss ei ole? Ja ma olen Tallinna lähedalt pärit, aga elu viis mind Tartu. Ma elasin peale gümnaasiumit kõigepealt Eestist ära ja siis ma tulin tagasi, kolisin Tartusse ja siis see sealt alguse sai, aga kuna mingi hetk elu tõi Tallinnasse tagasi, siis see kujunes nii, et enam Tartus distantsilt ei korralda sellist asja. Et selle jaoks peab ikkagi kogu aeg hands-on olema ja koha peal olema, et selles suhtes see nagu olude sunnil liikus Tallinnasse tagasi, aga jah, alguse ta Tartus sai. Nimi ja kontseptsioon tegelikult ei ole ju originaalne, see Cars & Coffee kontseptsioon on ju väga-väga pikalt just USAs olnud autoskenes sees. Eestis seda tollel hetkel viljelesid 2 inimest, üks oli Mairol Tsipul ja Street E-punt Tartus, TRF 44 siis klubi on ju. Ja teine inimene, kellelt mina väga palju inspiratsiooni sain, oli Jarmo Nuutre, kes korraldas juba sellel hetkel küll too hetk väga väiksel skaalal ja invite only stiilis diskostumit, aga sealt see nagu idee tuli, nimi tuligi lihtsalt tegelikult ega ei olnud esialgu plaan, et sellest mingi bränd kasvab, see oli lihtsalt see, et me tegime Facebooki eventi, et Cars & Coffee Tartu. Ma pean küsima, kas alguses pakuti kohvi ka või? Jaa, ikka veel pakutakse. Vastab tõele vist. Kõigil üritustel ei ole olnud, aga siiamaani pakume kohvi. Noored ei joo enam kohvi. Ja nüüd juuaks Red Bulli. Aga nüüd tuleb tagasi äkki, Tommy Cash äkki. Ja Tommy Cash teeb populaarseks uuesti kohvi joomise, et sealt jah, nagu see nimi nagu tegelikult stikkis meiega lihtsalt sellepärast, et lõppkokkuvõttes teati, kes me oleme. Just nagu selle, inimesed ütlesid meil Tartus, see on see Cars & Coffee punt. Ja... Minu arust isegi täna öeldakse, et see on see Cars & Coffee Kristo. Ja, nüüd see on nagu stikkinud ja see on ju juba praeguseks hetkeks aastaid olnud nagu see nii-öelda bränd. Ja alguses alustasin tegelikult põhimõtteliselt üksinda. Mul oli... Kõrval oli 2 mingit tuttavad, kellest väga kiiresti kasvasid väga head sõbrad, kes ütlesid, et davai, me tuleme, aitame sul teha. Ja põhimõtteliselt olid need, kes platsi peal näitasid näpuga, kes kuhu pargib. Mul on 2 lihtsalt küsimust. Kas oli ka mõni teine nimi või?
või oli kohe Kaarsen kohvi Ei, või kas käid laualt läbi ka, ma ei tea, üks banaanasen Kaars, mida iganes. Ei, kus juures Kaarsen kohvi on olnud since day one. Kas nagu kunagi, kui tegema hakkasite, ei käinud peast läbi, et teeme väikse mingi kuradi ajurünnaku on ju, mõtleme. Oli, kus juures oli täitsa alguses, enne kui me seda esimest eventi hakkasime tegema, sellel hetkel meil ei olnud ei mingit MTÜ-d, ei mingit klubi mõtet seal taga, mitte midagi ei olnud, me lihtsalt tahtsime autonäitusi teha, sest Tartus ei toimunud sellel hetkel enam midagi. Põhimõtteliselt teeme Facebooki evendi ja by going, et kohal on. Jah, just. Et tollel hetkel ei olnud politseiga ka nii keeruline seda asja ajada, ehk siis politsei passis teisel pool Bytestopi parklas ja vaatas lihtsalt, et keegi väga hullult mingi kiirust ei ületaks ja pauku ei paneks, et nagu ei torgitud, Tartus eriti. Ja siis me tegime küll ajurünnaku, ehk siis esimene nagu kord oli see, et me istusimegi meid oli 6 tükki vist või, istusime maha ja mõtlesime, et mis me seal Facebooki evendi nimeks paneme. Et see on ju see, mille järgi inimesed nagu tulevad, on ju. Ja siis me genereerisime, ma isegi ei mäleta, mis sealt laualt läbi käisid, aga me ei tahtnud neljapäevak olla, kuigi me kogunesime neljapäeviti. Me ei tahtnud olla neljapäevak, me ei tahtnud olla street race. Nagu need mõtted käisid kõik laualt läbi ja siis üks hetk lihtsalt tuli, et mingi davai, teeme Kaarsen kohvi nagu. Et mis vahet sellel on, et see on nagu rahvusvaheliselt tuntud kontseptsioon, inimesed saavad aru, et see ongi siuke chillim, ei toimu mingit hullu, mingit möllu seal on ja nii see nagu stikkis. Ja sealt edasi siis kasvaski, me hakkasime järjest tegema mingeid evente. Üks küsimus veel. Nii. Mitu autot esimesele üritusele kohale tuli? Kõige esimesel üritusel oli veidi üle 100 auto. Jesus Christ. Tartus. Ma ootasin mingit vastust 4 või midagi. Ei, see oli nagu meie jaoks oli hästi üllatav oli see, et Bytestopi autod ära ei mahtunud Tartus, mis on seal ringtee ääres. Bytestop oli nii tuugalt täis, et me pidime asukohta vahetama, me läksime Raadile sellepärast, et seal oli rohkem ruumi. Aga kas algusest oligi nagu põhimõtteliselt nagu meil ülemistes neljapäevaka? Saite neljapäeval põhimõtteliselt kokku? Meil oligi... Saite neljapäeval kokku? Ja, nüüd võib rääkida, nüüd on sellest nii palju möödas, aga tegelikult see kontseptsioon oli see, et me rääkisime, et rehvi ei põleta ja ei kiirenda ja me oleme viisakad, aga tavaliselt loogika oli väga lihtne, saadakse kokku, kas oli siis Bytestop või Raadi või oli see mõni teine koht. Korra kuus me tegime siukse kruiisiürituse, kus me sõitsimegi. Esimene cruise night oli Luunja jõe sadamasse, hästi ilus koht nagu Tartu lähedal. Mõnusalt saime mingi siuke pool tundi selle satsiga kruiisida, läksime Raadile tagasi, varem või hiljem tuli seltskonnast keegi, kes ütles, et kiirendama ka lähme või. Siis olid oma kohad, kuhu mindi, ehk siis ikkagi paratamatult selle nagu subkultuuri juurde käis see kiirendamine, rehvi põletati ka, meeletult põletati, aga politsei väga ei torkinud, sest me tegime seda tsiviliseeritult ja kontrollitult. Kinnise salas. No mitte nüüd päris nii, aga ütleme, et hüpoteetiliselt jah, piiratud alal, et see nagu sealt kasvas. Ja need üritused läksid nagu järjest suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Ja siis meil tuli esimene hooaja lõpetamine, mis lõppkokkuvõttes, esimene suurem hooaja lõpetamine langes täpselt koroona esimesel aastale. Niimoodi, et tegelikult olid liikumispiirangud, massidesse kogunemine oli keelatud. Me olime väga lähedal sellele, et see jääb ära, me olime meeletult tööd sinna pannud. Otsinud sponsoreid, otsinud auhindu, auhinnalauad olid ikkagi vägevad, tollel hetkel oli Tartus just nagu väga tugevalt turule tulnud selline koht nagu Lucky Loore, mis on siis piljardi ja mingi tartsi koht ja põhimõtteliselt nagu meil on need sportspaarid on ju midagi sarnast ja nad paid VIP-paketid välja võitjatele, mille väärtus oli 500 eurot, me olime juba sellest jumala sillas ja siis meil oli seal veel mingid igast teed ja kruuse ja mingit autopuhastuskeemiat ja mingit siukest nänni nagu, aga lõpuks see üritus toimus tänu sellele, et me läksime kokkuleppe peal kõiki väravas kraaditi. Me müüsime... Kas seda ninatesti ka tehti? Ei, me kiirtesti ei pidanud tegema, aga siis samamoodi me müüsime pileteid, see oli esimene piletiga üritus, pilet maksis 2 eurot, meil oli terve ämbri täis münte pärast. Ja me kandsime kõik maske ja see toimus Ermi veeparklas.
tervitused Alar Karisele, tänu kellele see toimuma sai. Alar Karis oli tollel hetkel ERMi direktor. me teame, et Alar Karis kuulab meid. Ja kindlalt Alar Karis kuulab. Et ja sealt see nagu loogilist rada pidi läkski, et üks hetk sellest sai MTÜ. Ma korra tulen veel tagasi, et palju teil, kui nüüd see switch ära käis, et läks pileti peale, kui palju siis nagu rahvast ära, kas kukkus üldse ära? Ei kukkunud. Ei, ei ütleks, et oleks ära kukkunud, et pigem oli see, et inimesed olid positiivsed, sest see summa oligi sümboolne, meie jaoks ei olnud see, et me tahame nüüd raha teenida, meil oli lihtsalt mingi 3 asja, mille rent meil oli vaja kinni maksta ja sellepärast me nagu tegime pileti. Oota, aga kas praegu kõik teie üritused on piletitega või? Ei ole ju? Ei. Saab ikkagi tulla ja regamisega, nüüd on ju regamisega. Ja regamisega on puhtalt sellepärast, et me saaks filtreerida autosid. Aga tavainimene ju, mina olen Taivo tänavalt, on siis ju. on ju ka pilet. Ma saan kõndida sisse vaatama. Oleneb sündmusest, sest eelmine aasta oli ainult hooaja lõpetamine oli tasuline. Ülejäänud on ikkagi võid tasuta. Teisel võid tasuta, jah. Et meie nagu mõte ongi ju see nagu, et inimestel oleks see kätte saadav. Ja siis oligi selline sümboolne. Ja sealt edasi kujunes see selliseks, et sellest tekkis MTÜ, sellest sai autoklubi, see autoklubi sünnilugu oli ka niimoodi, et varalahkunud Karl-Erik Idasaar oli jälle mingi autoga Tartusse tulnud, sellepärast, et alati, kui tal mingi äge auto oli ja ta mingi testisõitu tegi, siis ta helistas mulle, et kuule, tahad ka proovida või? Ja siis ta sõitis Tartusse Tallinnast ja me istusime Edeni parkimismajas, õues oli ülivastik ilm. Tal oli uus 408, tollel hetkel uus 408 vist minu arust Peugeot. Ja siis me läksime Tartu peale ringi sõitma. Siis ma hakkasin talle rääkima, et tahaks täiega nagu teha sellest mingi klubi ja värki ja et ma ei tea ja siis me jäime mingi foori taga seisma ja siis ta vaatas mulle otsa, et mida sa mölised, tee ära lihtsalt. Nagu mida sa seletad, et sa tahaks teha. Ja sealt tuli see lükke ja siis me registreerisime MTÜ ja siis see lumepall hakkas vaikselt nagu veerema. Et 1 aasta vahepeal oli selline poolkõva, et me tegime ainult 1 ürituse. Sellepärast, et see oli sama aasta, see oli 3 aastat tagasi, kui Karl hukkus ja siis oli lihtsalt see, et motivatsioon sai otsa tollel aastal. Ma tahaks ikkagi nüüd, see läks nii ametlikuks. Enne seda, kui see nagu päris üritustel olid, kui te veel parklas kogunesite, räägi mõni pull asi, mis te seal tegite. Kindlasti keegi sõitis kellelegi otsa. Otsa vist otseselt. Rahvasse. Ei, otsa ja rahvasse vist ei sõidetud. Küll mina olen seisnud enda ühe Golf 4 katuselömmi. Selle pildi me saame siia panna. See on ühe ajakirjaniku tehtud. See oli esimest korda, kui meist artikkel kirjutati Tartu Postimehes. Siis ma seisin ühe oma selle katuse lömmi, aga mida on juhtunud, oli samamoodi ERMi parklas. Meil oli, kogunesime, meil oli ERMiga kokkulepe, meil oli politseiga kokkulepe, et me koguneme, midagi hullu ei tee, politsei ei torgi. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis äkki see oli Rennet Mittel, üks ägeda madala bemmiga poiss. Tal on üliäge 36 ja tal ei olnud ülevaatust. Ja siis ta tuli välja ja nii kui välja tuli, siis politsei võttis maha ja tõmbas treila peale. Aga no, eks seal kruiisi jooksul mingil vennal jooksis Räpina maantee peal ratas alt ära mingi soti pealt. Üks Golf R hakkas mööda sõidule minema ja oli just ise pidureid vahetanud endal ja poldid olid kehvasti kinni keeratud ja see jooksis ära. Eks seal kokku on ikka pandud sõõrikuid tehes. Seda on ikka juhtunud, et kokku on pandud nagu omavahel, aga mitte ka nagu hullusti. Minu teada, nii palju kui mina tean, siis väga hullu meil midagi juhtunud ei ole, et meil on ikkagi võrdlemisi tsiviliseeritud see olnud kogu aeg ka siis, kui meil on natuke rohkem lubatud oli. Me vist see aasta Veigo, me käisime kõigil üritustel või? Olime kohal vist. Ja te olite kõikidel kohal, jah. Ehk selle aasta kohta ma tean, et sükest asja ei toimunud, aga näiteks kui lähme eelmise aastat, kas sükest nagu tavapärast mingi eestlaste omavahelist kähmlust või mingit probleeme asju pole üritusel. Ma mõtlen, teil ei ole ju, vähemalt ma ei näinud korraga, teil näiteks turvas oleks.
ei, meil turvasid ei ole jah, meil on selle jaoks on meil meeskonnas nüüd tänaseks päevaks 4 siukest suurt poissi, kes kui ikkagi probleemiks lähevad, siis lähevad, võtavad kratist kinni ja raputavad natukene. Kähplema lähevad omavahel 17 veel suuremat poissi. No siis on, no selles suhtes ongi, vaata tänases päevas on lihtne see, et meil on ju, kuna see on ikkagi registreeritud sündmus, siis on ju Päästeamet, politsei, kiirabi, kõik on teavitatud ja see on ju kõrgema ohutasemega siis nagu ühesõnaga sinna ekipaaž lendab suht kiirelt ja kohale. suht kiiresti reageerivad. Meil ei ole siiani olnud ühtegi sellist probleemi. On küll üle-eelmine aasta oli olukord, kus me olime Vihmatüdruku parklas kõige suurem, ma arvan, Tallinnas sees autoõrm, mida me kunagi teinud oleme. Seal oli veidi üle 300 auto, terve see Vihmatüdruku parkla oli täis. Lõppes meie jaoks ka rahatrahviga, aga see ei ole üldse nii huvitav lugu, aga seal läks siis, kuidas me nüüd ütleme, Eesti erinevate huvigruppide vahel läks kähmluseks natukene, et olid autofanatid vene keelt kõnelevast elanikkonnast ja olid autofanatid ukraina keelt kõnelevast elanikkonnast ja siis seal korra nagu teravaks läks, aga hästi kiiresti lahutati ära see. Et seal, kuna ikkagi praeguseks hetkeks nendel sündmustel, noh, ma arvan, ma võin julgelt väita, et pool inimesi ma tean nime ja nägupidi, sest aastaid on seda asja tehtud ja need on tavaliselt ka need inimesed, kes kui esiteks on probleem, panevad ise käed külge, kui nad näevad, et on vaja aidata. Kui on probleem, panevad ise käed külge. Jah, just. Ja teiseks, kui ikkagi nagu seisuks läheb, siis reageerivad. Aga noh, neid Tallinnast neid lugusid on veel. T1 on meil korra läinud teravaks. Seal sai ise käed külge pandud. Kes peale jäi siis? Meie jäime peale, sest see teine osapool oli no nii jäme juua täis, et see oli minu arust kõige parem lugu, kuidas ühtedest inimestest sai osa Kaarsen Kohvist nagu. Et Trevor ja Saskia olid seal siis osalisena oma autodega ja meil hakkas nagu see üritus läbi saama ja T1 sees tuli üks tugevas umbjoobes umbes 40-ndates härrasmees, kui ta kohta nii võib öelda. Hea inimene kuhugi kallite projektiautode vahel. Ja siis ta läks ja toetas ühe sinise Golf 4 vastu kõigepealt, tõõrus ennast seal natukene, sellel oli mingi eriti ülbe poleeritud velg, siis ta läks oksendas sinna randi sisse natukene ja siis autoomanik juba tuli minu juurde, et kuule, et nagu probleem on, et mis me teeme nagu, ma ütlesin, et no selge, helistasin keskuse omadele, ütlesin, et tooge turvamees kohale. Ja siis oli minu jaoks ilmselt kõige naljakam hetk, mis mul kunagi on olnud ühegi keskuse turvamehega. See turvamees tuli, ma arvan, ta oli sama vana kui minu vanaisa, ehk siis umbes 80 tuuri, liikus aegluubis ja läks seda härrasmeest siis korrale kutsuma. Sellest väga palju midagi välja ei tulnud, ta võttis tal lõpuks kratist kinni, hakkas teda turvaruumi ukse poole viima ja siis oli selline koomiline vaatepilt, kus härrasmees vaatas sellele turvamehele otsa, kes hoidis tal käest kinni ja tegi ja tõmbas oma käe lahti, keeras selja ja hakkas ära minema. Sellel hetkel mina seisin vahekäigus, vaatasin otsa Trevorile, keda ma tollel hetkel ei teadnud, aga kuna ta oli kõige suurem poiss, kes seal silmaulatuses oli, siis ma ütlesin talle, et tule mul appi. Selleks hetkeks oli keskus juba politsei välja kutsunud ja läksime, võtsime vennal kratist kinni, pakkisime kokku konkreetselt mõlema käe alt kinni ja turvaruumi poole tuld ja siis see üks vend umbes 50 meetrit enne turvaruumi otsustas, et ta nüüd teeb ennast raskeks ja lasi jalgadest täiesti pehmeks ennast. Ja noh, siis ta muutus agressiivseks, siis läks maadluseks natukene, lõppkokkuvõttes me istusime kahekesi tal seljas. See nii politsei kohale jõudis. Muidugi tore oli see, et see tänapäeva ühiskond, et hunnik mingid noori kutte olid telefonidega ümber ja sõimasid meid, et miks me selle vennaga vägivallatseme. Miks sa väänad vana inimest? Ja just enam-vähem mingit siukest teksti sealt tuli ja siis kui nad lõpuks aru said, mis seal päriselt toimus, siis noh,
ja kuidagi sealt edasi loogilist rada pidi Trevorist ja Saskiast sai osa Cars & Coffee'st ja tänaseks päevaks on Trevor toonud enda parima sõbra ka sinna punti, kellega koos nad siis on need nii-öelda platsivisardid ehk siis kogu see platsiloogika on ma lihtsalt igaks juhuks kuulajatele mainin, et võib-olla jääb mulje, et nagu Cars & Coffee oleks siuke nagu Ossi autode kogumine, tegelikult täna ta rohkem juba pereüritus ju. Jaa, see ongi see, kuhu suunas me oleme tahtnud liikuda. Ehk siis see, et inimesed tulevad peredega, näitavad lastele ägedaid autosid, sest ma mäletan, kui väga mulle endale meeldis vaadata just mingitel sellistel üritustel autosid. Ma mäletan esimesi Youngtimer kämpe, kui Anti mu kaasa võttis ja me käisime Youngtimer kämbil nagu mega lahe oli. Ja nüüd ma näen seda sama nagu siirast emotsiooni nendes väikestes lastes seal. Tulevadki oma isade emadega kohale ja nagu vaatavadki, silmad on suured ja sa näed seda nagu siirast õnne, no. Et kui nagu võttagi näiteks kohe näiteks nüüd see Teletornis toimunud eelmise aasta hooaja lõpetamine, laste ala oli suurem kui täiskasvanutele suunatud expoala. Batuudid, näomaalingud, mingid jätsi, mingid mängud, asjad, teha on neil meeletult juba praegusel hetkel seal. Et see ongi nagu see, kuhu suunas me tahame liikuda, et see oleks nagu kõige suurem kogupere autoüritus üldse, mis toimub, ma arvan, lõppkokkuvõttes Baltikumis või üldse nagu siin kandis. Aga lähme äkki siis kohe järgmise aasta üritusteni. Nii. Ja siis tutvusta meile kava ja siis käime korra step by step läbi ja siis me natuke poogime ka seda auto kokkusaamist. Nii. Avame me 10. mai. Pean igaks juhuks telefoni kõrvale võtma, ma muidu valetan. Kuskil sadamas, ma tean. Jaa, Hundipea sadamas, kuhu enne ei ole autokultuuri toodud, ehk siis tegelikult see on vana Paljassaare laevaremondi tehas kõrval kohe. Ja hästi äge koht. Mis seal plaanis on? Seal on nagu kogunemine, toimub seal mingi... No ideaalis nagu ikka on meil grill and chill, ehk siis meil on seal expoala, sinna tuleb lasteala, kui hästi läheb, siis tegelikult võiks ju Vego live podcasti teha koha peal. No võime ikka teha. Et midagi muud rahvale ja seal on nagu... Ma ise ütlen selle kohta, et meil on näitus sellel korral 3 tasandil. Ehk siis näitusala 3 tasandil tähendab seda, et meil on näitusala väljas, suurel sellel nagu laoplatsil. Siis meil on mingid näitusautod on üleval estakaadi peal, ehk siis lao täiesti estakaadi peal, seal on võimalik üles sõita. Ja kolmas platvorm on vanas kakao laos sees, kott pimedas ruumis ja sinna on nagu väga valitud 20 autot, kellel on siis endal kas mingid neoonvalgused. Kas ma võin enda talveroima sinna tuua või? Ei, kindlasti mitte. Ja me teemegi siis LED-seppiga koostöös selle ala nagu ägedaks, et me paneme nurkadesse LED-valgused ja asjad, et me teeme siukseks atraktiivseks, et see on nagu... Me pakume elamust, ongi 3 tasandil ja see ongi nagu näitusel käiks, et sa käid nagu kogu selle territooriumi läbi, et näha, mis seal toimub. Ja... Kas seal on teil see nii-öelda teete siis hindate ka midagi või? Jaa, me anname välja kindlasti enda meeskonna lemmiku. Samamoodi tuleb sinna veel 2 eri auhinda, nendest ma veel ei räägi, sest see on veel saladus. Aga jaa, 3 kategoorias osalevad siis absoluutselt kõik autod. Ehk siis sa ei saa registreerida ennast võistlema, aga kui sa alale pääsed, siis sa automaatselt osaled nendes. Kas see afterparty ka toimub või? Loodetavasti toimub afterparty seal samas. Aga siis ju autoomanikud peavad ju kainelt olema. Jah. Kainelt on ka võimalik pidu pidada. See oligi see, et minu arust eestlastel on nagu mingi asi on nagu, ilmselt autoüritusel ongi see keeruline, et sa tuled autoga, aga see on teada tuntud fakt, kui eestlane ei saa alkoholi, siis ta ei avane, ei lähe käima. Et mis seal nagu, mis teha seal sellega? Sama oli, kui ma vaatasin, kui teil oli lõpetamine töö seal Teletornis on ju, et Savitski tuli nagu laulma sinna, aga samas, kui inimestel ei ole
grammiga seda 100 alkoholi sees. grammi ei ole sees, siis ega nad on tuimad tükid. Ja seal ees tantsisidki ainult need Tantsutüdrukud. tema enda tantsutüdrukud ja mingi 2 väikest last. Et ja samas oleks ju äge, kui teil oleks see, et kui te annate auhindasi välja, te teete nagu linnas pärast afterparty ja te annate auhinnad välja ja see toob sulle ka sinna rahva kohale. jah, et auhinnad annad välja seal Aftekal. Jah. no eks siin on ja seal on ka see, et miks seda vaja on see, et inimestel on 100 grammi sees, siis nad on julgevad ka rohkem üksteisega suhelda. Et no see ongi see nagu afterparty kontseptsioon on praegu veel hetkel lahti. Ja noh, selles suhtes meil on enam-vähem teada, kes sinna mängima tuleb, kes soojendab, kes põhiartist on pigem selline rohkem elektrooniline liquid ja house ja natuke trummipassi. Ütleme nii, et need DJ-d, kes sinna mängima tulevad, ei ole võõrad nimed ei Eestis ega maailmalavadel. Need nüüd tulevad sinna sadamasse kohale. Sadamas kohal mängib üks juba päeval jah, ka vähemalt ühe seti. Et see on ka täpselt samamoodi, vara on veel seda välja öelda, sest see pigem on selline isu tekitaja, aga pärast saladuskatte all natukene võin rääkida teile oma vahel, kes meil sinna plaanis tulemas on. Ma siis panen ise pärast kommentaari sinna alla, kes tulevad. Ja, just. Ja siis mais avame. Eelmine aasta avasime samamoodi mais ilmaga vedas. Tavainimesele pilet on või ole? On. Sellel aastal on plaan siis selline, et nii hooaja avamine kui hooaja lõpetamine on tasulised, nii pealtvaatajale kui osalistele. Ja puhtalt sellepärast, et kuna me eelmine aasta suutsime korjata ühe üritusega 70% oma tulust andsime ära, oli 4100 eurot heategevusse, siis sellel aastal on meil 2 erinevat heategevusorganisatsiooni, kellega me koostööd teeme, Vähiravifond Kingitud Elu ja MTÜ Eesti Kaitseväe veteranid. Ja 2 organisatsioonile kogudes me tahame saavutada kogu summaks vähemalt 12 000 eurot terve aasta peale. Et siis mõlemat organisatsiooni toetada. Väga ilus mõte. Väga tore. Lihtsalt tahaks tagasi anda nagu, sest minu enda nagu tõekspidamine on see, et kui ma hakkan seda asja tegema raha pärast, siis selle asja mõte kaob ära, sest siis hakkab raha motivaator olema, kõige suurem motivaator. Juunis on 12 juuni praeguse seisuga kirjas. Tuleb meie jaoks natukene sükest avastamata maad, aga partner on meil hea, nii et ma arvan, see kogu asi õnnestub 100%. Sündmus on 2 osas. Esimene osa on Tallinnast väljas, teine osa on Tallinnas sees. Tallinnas sees tuleb siis, kuna meil on iga aasta olnud traditsiooniline üritus T1, siis me jääme samasse linnaosasse, ehk siis sinna Ülemiste kanti, aga tulebki siuke Fast and Furious stiilis õhtul hämaras autonäitus. Siuke chill, kõik saavad tulla, tasuta kõigile nii osalistele, pealtvaatajatele, tulge, vaadake, möllake. Red Bulli trakist mängime mussi, ilmselt 2-3 food trucki tuleb kohale, et saad veel õhtul süüa midagi ja lihtsalt sõpradega mõnusalt aega võtta. Ma korra küsin nüüd veel. Ma eeldan see üritus, millest sa praegu rääkis, kas see toimub mingi, on neljapäev? Jaa, see on neljapäeva õhtu, jah. Aga esimene see hooaja avamine, kas see on nädalavahetus? Jaa, kõik teised sündmused toimuvad laupäevastel päevadel ja just sellepärast laupäeval, et pühapäevane päev on keeruline. Inimesed, kes näiteks tulevad kaugemalt kui Tallinn, nad ei viitsi linna sõita pühapäeval, eriti kui on teada, et sündmus läheb pikemalt. Siis pühapäev on ikkagi puhkepäev. Jah, siis inimesed tahavad nagu chillida. No selle me saime paika laupäev ja sa pead tegema korraliku afterparty, kus on ikka VIP-lauad, inimesed tulevad, annad auhinnad. Jah, just. Tõmmad ikka melu käima. Jah, et päeval on siuke, see on siuke, see tiks on alati, käime seal korra läbi ja siis ülejäänud päev. Nii, et kõik ootavad seda õhtut. Mõtle, mis sul käib, ütleme, ma panen praegu puusat võib-olla, mingi 400 autot üritusel näiteks umbes. No ütleme, hooaja avamisel on neid autokohti umbes 200 ringi. Nii, pealtvaatajad ka, ütleme, igas autos vähemalt 2 inimest, me räägime, ma ei tea, 600-700 kuni 1000 inimest käib läbi. No 1000 pluss on ikkagi keskmine. Kui saad sealt 1000 pluss, siis pooled inimesed Aftekale kohale, see on juba tore ju, mõtle, see on ikkagi suht suur pidu, 500 inimest ja siis inimesed natuke pruugivad ka asju, saavad uued sõbrad endale, vaata, kus see kommuun.
et selles suhtes jah, see Afteka mõte kindlasti hooaja avamisel ja hooaja lõpetamisel on väga nagu omal kohal, et eelmine aasta me tegime natukene algust sellega ja lihtsalt valisime väga väikse koha, kus seda teha, ehk siis inimesed tegelikult ära ei mahtunud sinna. Ja augustis, toimub 23 august, Pirital jälle, koht on veel salajane endiselt. Pirital, mul tuleb pähe seal 2 kohta ainult, kus saaks teha, kas on Velokas, Velodroom siis või siis see teletorn. Teletorn või? No 1-2 et selles suhtes, kuna meil on olnud juba praeguseks hetkeks 2 aastat ja 3. aasta jookseb väga head koostööd Pirita linnaosa valitsuse ja seal toimetavate nii ettevõtete kui ka siis nagu asukohtadega, et meil on hea koostöö olnud ja inimestele meeldib ja me näeme lihtsalt seda, et ta on nagu ühenduse koha pealt ka hästi mugav, et inimesed saavad tulla, vahet ei ole, kas me räägime, kas on teletorn, kas me tegime velotrekil, kus iganes. Sul on lähedal võimalusi, kus parkida pealtvaatajatel, sul on väga hea ühistranspordiühendus, sa saad sinna ise autoga mugavalt ligi, et see nagu linna keskel teha sellist asja annab väga palju seda nähtavust juurde ja just seda, et inimesed tulevad ka sul järgmisele sündmusele kohale. Ma arvan, Pirital võib see eelis ka veel olla, et äkki väga paljud tulevad, seal on ju väga palju elamajad piirkondi peal, võtavadki lapsed käe külge ja tulevad kõnnivad, et me läheksid muidu niisama jalutama või mänguväljakul lähme siis vaatame autosi hoopis. Ja, et see nagu just see kogukonna toetus Pirital on hästi-hästi kõva ja seda näitab ju see ka, et iga kord, kui me oleme Pirital midagi teinud, siis Pirita elu kajastab seda, Pirita enda inimesed jagavad seda meeletult, seda sündmust ise, väga palju kohalikke tuleb kohale, linnaosa valitsus siis hindab nagu kõrgelt seda, mida me teeme ja pakume nagu linnarahvale seda ja nii ta nagu lihtsalt on kujunenud, et nagu ei taha väga sealt Piritalt ära tulla, et see on lihtsalt nagu... Aga ega kui koostöö on hea, siis miks peakski? Jah, et ei ole mõtet ju hakata jalgratast leiutama, kui me oleme korra juba seal nagu õnnestunud ja meil on kohad teada, kus on nagu võimalik teha ja kuidas on võimalik teha ja iga aasta nagu paremaks teha ainult seda asja, siis miks mitte, ja hooaja avame hiljem, kui me oleme seda kunagi teinud, me pole mitte kunagi nii hilja hooaega avanud või lõpetanud ja see toimub 27. september, see on septembri viimane nädalavahetus. Mis kuupäev eelmine aasta oli? Eelmine aasta oli septembri esimene nädalavahetus. Aga nüüd sellel aastal on nii, et superfinaalid liigutati nädal ettepoole, see oli alguses see nädalavahetus, mida me sihtisime, aga me ei saa teha ühegi teise suure sündmusega, samal ajal me kaotame meeletult rahvas, eriti kui me räägime superfinaalidest, seal on nagu kõik kohal, vahet ei ole, kui kehva see ilm on. Ma arvan, et jah, teie see seltskond väga suuresti kattub. Ja, et ongi nagu me oleme terve hooaja kalendrit kujundades arvestanud 2 väga suure nagu huvigrupiga, üks on kiirendus ja teine on drift. Et sinna me nagu kaotame ilmselt kõige rohkem seda rahvast, kui me nagu samal ajal peaksime tegema. Ja see tuleb ka Tallinnas sees, kohad avalikustame varsti juba kõigil teistel sündmustel ka. Esimese sündmuse baasinfo on juba väljas, event on isegi väljas ja registreerimine ja piletid tulevad 1. aprillil. Kas me saame tasuta piletid või? Te saate niikuinii sinna tasuta sisse ja tulete jälle oma riviautodega ja siis pargite sinna ja panete oma telgi ülesse ja jagate nänni, et selles suhtes see ju ei muutu. Aitäh! No nii, ma tean, et meil on see Game Maker jälle aktsioonis. Marko ja tema mängud. Ma olen üks huvitav mäng teile. Nii. Võtate 2 peale endal telefoni, vaatan, Kergil on juba ees see. Ja nüüd te peate leidma kuulutuse ja ma annan teile järjest vihjed, mis siis annad välja margi ja mudeli asjad. Nii. Veigo leht on ees. Nii, esimene. Selle autotootja logo kujutab hüppavat hobust ja on inspireeritud Stuttgardi vapist. No see ilmselt on Porsche, jah? Sakslane ja hüppav hobune. Nii, läheme edasi. Selle auto mudel viitab Kariibi mere saarestikule. No, oota, vaatame mudeleid. Kaiman ilmselt on, Kaimani saared on olemas. Ma panen aga Keimaniga on ju ka see, et kas ta on nüüd 718 või on ta Keiman. Aga sa saad mitu mudelit valida? Jah, pane igaks üks mõlemad, sellepärast, et Kaiman on 718. Nii.
nüüd saate aasta. See auto pärineb aastast, kui Eestis jõudis kinodesse Tõde ja õigus ning maailm elas kaasa Game of Thronesi viimasele hooajale. no vot see Game of Thronesi see paat on küll minust nagu sügavalt mööda jooksnud, ma ei ole mitte kunagi mitte ühtegi osa Game of Thronesi vaadanud, reaalselt ma olen enne, nagu ma olen kümneid ja kümneid kordi vaadanud autode multikat nagu. Aga ma olen Game of Thronesi vaadanud, sina pane Tõde ja õiguse pealt aasta, ma panen Game of Thronesi pealt aasta. No, mina ütleks, et Tõde ja õigus on mingi 3 aastat vana film, aga ma ei ole kindel selles. Ma võin kuidagi suunata, aidata ka teid. Ma reaalselt arvan, et Game of Thrones on mingi 5 aastat vana, mingi 5-6 aastat vana. No, meil on 2025 praegu, no ma ei tea, pane 20 äkki või, 21, 20. Vaatame, mis edasi tuleb, siis me saame veel, paneme järgmine küss meile ka. Kui see auto oleks looma kuningriigis, siis liiguks ta nagu Gepard. Milline veoskeem tal on? Muidugi siin on väike vihje ka see, et neid antud mudeleid tehti ainult teatud ühe veoskeemiga tegelikult. Aga Caymanid on need on tagaveod. No siis pane tagavedu, aga muidu loogiline oleks nelikvedu, kui me räägime Gepardist. Ma panen 4 veoga aktiivseks. Äkki see on mingi special made, keegi on teinud 4 veoks. Okei, aga ma tegelikult õige, nagu nii on tagavedu, sest et ma lihtsalt ütlen vahel, et keegi meile paha kommentaari peaks. Minu Google ütles, et Gepardite hoog tuleneb tagajalgade tõugetest. No. Väga hästi loodusõpetuse tundi ka vahele siia natukene. See sportauto vahetab käike ilma, et juht peaks sidurit vajutama. No mis tüüpi käigukastiga on automaatkast. Siis peab olema automaat. Kas Caymanit on manuga tehtud või? Äkki neid GT4-s on, aga ma ei ole 100%. GT4-sid on, aga mitte tavalist Caymanit nagu, tavalist Caymanit. GT4 ongi olemas. No, ma mõtlen seda tavalist 718. Ma ei tea, kas neil on kelle... No praegu on automaat, lähme edasi. Nii, saate kütuse, see auto ei vaja laadimist ja tema kütusepaaki ei täideta D-vitamiiniga. Bensukas. Kas D-vitamiin tähendab diislit? Kõlab küll nagu diisel ju. Kui ma kodus neid küsimusi tegin, see tundus minu jaoks väga naljakas väljend. Ei, see on nagu aus, kui see on Marko huumor lihtsalt. Sa paned D-vitamiini. Ja nüüd saate hinnavahemikku. Selle auto eest saaksid osta umbes 6 uut Dacia Sanderot. Uut Dacia Sanderot. Umbes 6. See ei ole nagu täppis. Kui me autokohal käisime, siis see kallim, see Dacia, mis oli see suurem Dacia, Duster, oli 15 000 maksis minu arust. See Sandero peab olema siis mingi alla selle. No mingi, 10 kuni 12. Ja kuskil sinna vahemikku 6 tükki, siis see hind peaks olema umbes 60 tonni. 60 pluss, no ma arvan, ta on mingi 12-13 000 ikka. Eks ta tuleb mingi 71, 72. Te saate, meil saab panna... Ma panen alates 70. No. Ja siis te võite vajutada enter. Pane alates 60. No paneme 60. Nii. Ja siis öelge, mis auto välja tuleb ja siis ma ütlen, kas see on õige vastus. No meil on siin 3 718 praegu. Ja millise te panete lukku kui õige vastusena? See peab olema see valge, sest siin on vastad on liiga uued. See on õige. 2019 valge Cayman 718, 71 919. Leitsite õige ülesse. Väga hea. Palju õnne. Mul auhinda ei ole, aga... On küll. Au ja kalastus. Sa oled tahtnud meie. Lõpuks, ma olen nii pikalt küsinud seda mütsi, ma lõpuks sain endale Vego mütsi, jumal tänatud. No väga hea. Markol ikka tuleb neid häid mänge, ta võiks vabalt olla ise mingi õhtujuht kuskil. Ma tean, kui mul on järgmine kord vaja... Siis Kaspar tuleb. Ja Kaspar tuleb ja Kaspar ei tule kunagi enam õhtujuhiks. Sa võid rahvale öelda, mis Kaspar tegi, kui ta sul õhtujuht pidi olema. Ta pidi päevajuht olema ja siis mis Kaspar tegi, Kaspar ei teinudki midagi. Tal hakkas hirmus lihtsalt, tal tekkis lavahirm ja siis ta jooksis kokku ja siis ühesõnaga päeva lõpus meil ei olnudki päevajuhti. No võt. Kuule, aga räägi kiirelt siis, kes on järgmine hooaeg põhisponsorid? No meil on põhisponsorid on lukus selles suhtes, et nimi sponsoriks jääb ka sellel hooajal Unibet. Teine suur sponsor on Vego, 2 aastat järjest. Oota, aga mul on üks küsimus sponsorite peale jõudsime. Kui tuleks näiteks, ma ei tea, ma ütlen lampi Red Bull, on ju. Ütleb, ma annan sulle XXXX summa, on ju, aga sa pead panema ürituse nimeks Cars and Red Bull. Siis ma ütleks, et tänan pakkumast, aga ei, aitäh. Ma ei saa, sellepärast, et see on juba praegusel hetkel kujunenud bränd ja ma ei hakka mitte kellegi teise brändi toitma selle nimelt nagu. Red Bull, kui sul on mingi paar milli üle, siis me võime teha oma ürituste sarja Vego and Red Bull, nii et pole muret. Me võime Kütsi peatuse nime võime ka ära muuta. Meil on Red Bulli peatus kui vaja. Pole, see on päris hea tegelikult. Redla paus. Red Bulli peatus pole. Et ongi Vegoga jätkame,
Red Bulliga jätkame, sellel aastal lisaks on sponsorite nimekirjas Leedsepp, kellega kindlasti väga ägedaid asju saame koos teha. Shelliga jätkame suuremalt kui kunagi varem oleme seda teinud, ehk siis Shelliga on ka nii pikki aastaid, me oleme koostööd teinud ja jätkame ka seda sellel aastal. Mõned diilid on veel selgumisel, koostööd teeme ka sellel aastal väga tugevalt raketibaasiga, ehk siis Kaido käe all valmivad taaskord karikad ja toetame nõu ja jõuga 11 nii palju kui võimalik hooaja jooksul. Ja Huli disain toetab meid ja Lind Janar täpselt samamoodi oma video ja fototööga, kes on siis meil ametlik video ja fotograaf olnud esimesest päevast peale Tartu aegadest. Et mingid enamus sponsorid ikkagi on jäänud samaks, et on mõned uued huvilised juurde tulnud, kes tahavad ka nagu koostööd teha ja sellistes olukordades, kui me ei räägi siin nagu nimisponsori kohas, siis eks päeva lõpus raha räägib, sest tasuta neid üritusi ei tee ja eks ongi mingid sponsorid sellel aastal vahetuvad välja puhtalt sellepärast, et uus sponsor on nõus raha ka alla panema, mitte ainult esemeliselt panustama. Kuule, aga ma veel tulen korra ürituste juurde tagasi. Ma tahaks, kui me tuleme ka, et ma tahaks isegi vaatama elu või midagi. Tehke mingi hotdogi söömisvõistlus või midagi sinna. Oi, üliaus asi. See page veel mingid siukseid, vaata selliseid nagu mingi fun asju, mida rahval oleks lõbus vaadata. Aga samas lihtne korraldada. Lihtne korraldada, aga samas fun vaadata. Või siis tead, mis on veel äge või? Ma tahaks visata, kui mingi vend istub seal, vaata selle veeämbri üle. Ma viskan ta, et kukub veel. Linno istub seal. Linno istub. Vabalt. Mina viskan, me võime visata nagu 11. Vabalt. Hea suvine ilm. Sa pead meid võtma nagu korraldustiimi, me paneme sulle häid ideid. No aga selge, siis on paigas, Veego tuleb korraldusmeeskonna ka appi. Veego teeb põhimõtteliselt 2 asja siis CNC-le, aftekad ja teeb üritused menukaks. Elu, me toome elu. Väga hea, otsustatud. Kuulsite siin seda esimest korda. Kuule, aga paneme su sõitma ka. Nagu sa näed, siin taga on meil tänaseks 3 inimest sõitnud. Jah, minu koht on siin ilusti reserveeritud siia kaabli järgi. Tegelikult uhkus asi oleks see, et ma sõidaks kaablist kiiremini, aga eks me näe, mis päriselt saama hakkab. Et nagu ikka, anname sulle 5 ringi Audur ringrajal siis ja vaatame, mis aega sa sõidad. Kuna sa oled autodega tegelev inimene, siis alla 1.30 võiksid ikka sõita. Kui sa alla 1.30 ei sõida, siis kõik, mis sa see episood oled rääkinud, me peame piip. Kogu aeg ainult piiks või? Okei. Väga hea. Ei, tegelikult kus juures need on üllatavad head ajad siin kõigil juba ette sõidetud. Aga vaatame, mis sealt tuleb. Panemegi siia nüüd klipi siis, kuidas sa sõidad 5 ringi. Kristo, kuidas oli siis? Paneme su ajas ja ilusti ära. Sa platseerusid sinna, kus sa ise arvasid, et sa platseerud. 1.31 peaaegu, tegelikult lähedale. Me tahtsime küll alla 1.30, aga pole hullu, pead veel natukene harjutama.
no natukene on jah vaja veel sõita, siis ma arvan tuleb, noh piinlik on see, et ma kaablist aeglasem olen, aga tulen ühin mõned õhtud veel siin ja sõidan ikka kaablist kiiremini. Kuidas, sa vist väga palju simu peal sõitnud ei ole, on ju? Kuidas üldse, kuidas meeldis? Mul on suht jah minimaalne siuke simu kogemus, et ma olen sõitnud mingitel üritustel, enda sellel tänuõhtul sõitsin vist 3 ringi või. Aga mulle meeldib selles suhtes üks asi, mis järjest rohkem hakkab mulle nagu endale ka huvi pakkuma, see sim racing, et võib-olla ühel hetkel ostan endale ka simu ja hakkan rohkem vaeva nägema sellega. Nii et kui tahate simuga sõita, tulge Evalisse. Näe, sinna. Siin on äge siuke 3 monitoriga simu ka, et ma arvan seda ei olegi vist kuskil maal Eestis, kus siukest asja testida saaks. Aga aitäh, tõmbame episoodi kokku ja ma arvan, et sinuga tegelikult näeme juba järgmises episoodis ka. Näeme järgmises episoodis. Tšau. Tšau.